Tere! Rõõm teiega kohtuda. Meie hea tuttav Georg on juba käinud linnas ja kaupluses. Mida Georg nägi linnas? Mida Georg ostis kaupluses? Vaatame ja tuletame koos meelde. Apteegi tänav. Järelikult peab siin apteek olema. Täiesti õige. See apteek tegutseb vähemalt 600. Tema asutamise aastaks peetakse 1422 aastat, aga tegelikult on ta märksa vanem. Keskajal sai siit mitte ainult arstirohte, vaid ka igasugust muud kaupa. Näiteks keediseid, küpsiseid, rosinaid, tubakat, värve, suhkrut, isegi püssirohtu sai. Mis rohi see püssirohi on? Mida sellega ravitakse? Sellega tehakse pauku, lastakse püssi. Aga apteegi tänavas on praegugi huvitavaid poode. Lähme vaatame. Palun, mida teile? Me vaataksime enne pisut ringi, mida teil on. Palun. Näe, siin on rahvariided. Mis need on? Need on jalanõud, pastlad. Neid kantakse koos rahvariietega. Tänapäevaseid kingi ja saapaid võib osta kaubamajast. Kui toredad. Omapärased. Siin on nahk ja metallehted, kõrvarõngad, käevõrud, sõled. Vaata, Georg, kui ilusad tšemprid ja kampsunid. Ka need on käsitöö. Ma ostan kindlasti ühe. Näidake mulle palun seda seal. Palun. Mis see maksab? 1000. Ja neid seal ka palun. Palun. Mis te arvate, Malle ja Peeter? Missuguse ma võtan? Seda pead sa ise otsustama. Ma paluksin selle. Siis tahaksin ma veel ühe nahkkäevõru oma abikaasale. Palun. Kokku 1200. Palun. Tallinnas on palju vaatamisväärsusi. В Tallinне много достопримечательностей. Malle ja Peeter otsustasid Georgile linna näidata. Nad näitavad talle vanalinna. Vanalinnas on Toompea Pika Hermanniga.
Toompead ühendavad pikk jalg ja lühike jalg. Raekoja plats vanalinnas on aga tõeline tükike keskaeg. Vaatame, kuulame ja õpime koos. Vaat siia ääre peale. Ja. Georg, ega sul külm ei ole? Malle vihjab, et me võiksime mõnest väikesest baarist läbi astuda. Ei, praegu ei ole veel põhjust. Teie isalt laenatud kampsun on väga soe. Lähme edasi. See seal on Pikk Hermanni torn. See on Toompea kõige kõrgem tipp. Seal lehvib meie riigilipp, sinimust-valge lipp. Toompea on Tallinna ajalooline keskus, tsentrum. Selle asutamisaeg on teadmata. Praegusel kujul pärineb ta aga 13. 14. sajandist. Toompea asetseb küllalt kõrge mäe peal. Jah, võid vaadata kohe korstnast sisse ja näha, mis perenaine köögis küpsetab. Näe, see suurtüki torn seal kannab nime Kikinde kökk, mis eesti keeles tähendab vaata kööki. Kas see on katoliku kirik? Ei, see on evangeelne ehk luterlik kirik, toomkirik. See on umbes 700 aastat vana. Aga nüüd läheme edasi mööda seda kitsast tänavat. Siit avanevad huvitavad vaated linnale. Georg, ega sul külm ei ole? Teie isalt laenatud kampsun on väga soe. Toompea on Tallinna ajalooline keskus. Selle asutamisaeg on teadmata. Praegusel kujul pärineb ta aga 13. 14. sajandist. Aga nüüd läheme edasi mööda seda kitsast tänavat. Siit avanevad huvitavad vaated linnale. Seal on Tallinna raudteejaam, Balti jaam. Siia saabuvad ja siit väljuvad nii kohalikud kui kaugrongid. Seal on meri ja mere taga Soomemaa. Kui kaugel Soome on? Umbes 80 kilomeetri kaugusel. Need seal all on linnamüüri kaitsetornid. Seda kohta kutsutakse tornide väljakuks. Kus on alles vaatepilt. Tõeline keskaegne linn oma tornide ja teravate katustega. Seal on Raekoda. Selle torni tipus on Vana Toomas, meie linna sümbol. See kaitseb meie linna vaenlaste eest. Seal on Tallinna raudteejaam, Balti jaam. Siia saabuvad ja siit väljuvad nii kohalikud kui kaugrongid. Tõeline keskaegne linn oma tornide ja teravate katustega. Seal on Raekoda, selle torni tipus on Vana Toomas, meie linna sümbol. Tallinn on tõeliselt ilus linn.
Milliseid vaatamisväärsusi näitate teie oma külalistele? Millised kohad vanalinnas meeldivad teile? Vaat siia ääre peale. Ja Georg, ega sul külm ei ole? Malle vihjab, et me võiksime mõnest väikesest baarist läbi astuda. Ei, praegu ei ole veel põhjust. Teie isalt laenatud kampsun on väga soe. Lähme edasi. See seal on Pikk Hermanni torn. See on Toompea kõige kõrgem tipp. Seal lehvib meie riigilipp, sinimust-valge lipp. Toompea on Tallinna ajalooline keskus, tsentrum. Selle asutamisaeg on teadmata. Praegusel kujul pärineb ta aga 13.–14. sajandist. Toompea asetseb küllalt kõrge mäe peal. Jah, võid vaadata kohe korstnast sisse ja näha, mis perenaine köögis küpsetab. Näe, see suurtüki torn seal kannab nime Kikinde kökk, mis eesti keeles tähendab vaata kööki. Kas see on katoliku kirik? Ei, see on evangeelne ehk luterlik kirik, toomkirik. See on umbes 700 aastat vana. Aga nüüd läheme edasi mööda seda kitsast tänavat. Siit avanevad huvitavad vaated linnale. Seal on Tallinna raudteejaam, Balti jaam. Siia saabuvad ja siit väljuvad nii kohalikud kui kaugrongid. Seal on meri ja mere taga Soomemaa. Kui kaugel Soome on? Umbes 80 kilomeetri kaugusel. Need seal all on linnamüüri kaitsetornid. Seda kohta kutsutakse tornide väljakuks. Kus on alles vaatepilt. Tõeline keskaegne linn oma tornide ja teravate katustega. Seal on raekoda. Selle torni tipus on vana Toomas, meie linna sümbol. See kaitseb meie linna vaenlaste eest. Ja nüüd kodune ülesanne. Korrake dialoogi lehekülgedel 17, 18, 20 ja 21. А теперь домашнее задание. Повторите диалог на странице 17, 18, 20 и 21. Mõnusat õppimist! Trallid, ristsed, talgud, pitsipallid, kõik selle lõõtsa sees on alles, kõik seda lõõts on ikka täis. On aga lusti lõõtsa villis, lahked laulud neljas reas, tõmbaga nii, et näpud villis, lõõtsatud ja nalja täis. On aga lusti lõõtsa villis, lahked